On suur universaalkauplus, kus müüakse toiduaineid ja tööstuskaupu kõiki läbi segi ja selle omanik jääb juba vanaks ja otsustab pensionile minna. Annab siis poe sellile üle, kes teda seni töö juures aitas. Läheb 3 kuud mööda ja endine omanik mõtleb, et läheks õige vaatama, kuidas sellile selle poepidamisega läinud on. Kas äri läheb hästi või halvasti. Lähebki poodi ja märkab, et just parasjagu endine sell, praegune poeomanik, vestleb leti ääres ühe kliendiga. Hiilib vana poemees siis lähedale, et kuulaks, kuidas tal nende klientidega suhtlemine läheb. Kuuleb siis, hiilib leti äärde ja kuuleb järgmist dialoogi. Ütleb sell kliendile, te nüüd õnge ostsite meie kauplusest, aga äkki te tahate kaldast kaugemalt ka püüda. Ostke paat ka. Klient ostab paadi. Ütleb sell, nüüd teil paat on, aga äkki tahate mööda jõge või järve niimoodi kaugemale ka sõita, ostke mootor ka, et siis saate nagu kaugemale minna, võib-olla seal on rohkem kala. Klient ostab mootori. Ütleb sell, nüüd on teil mootorpaat, nüüd te saate õige kaugele minna. Võib-olla ei ole mõtet enam õhtul koju tagasi tullagi. Ostke telk ka, saate ööbida. Klient ostab telgi. Ja nii samasuguse tehnikaga müüb sell kliendile katla ja saslõkivardad ja tulemasina ja niiskuskindlad tikud ja suured säärikud, et saaks vette minna ja vihmamantli ja igavese hunniku asju. Pannakse siis need kõik kliendile või auto peale, viiakse ära, siis tuleb vana poemees selli juurde ütleb, et see on hiilgav, te olete hiilgav müüja, missugune müügitehnika. Mees tuleb meie kauplusesse õnge ostma ja teie müüte talle veel paadi ja mootori ja katla ja telgi ja vihmamantli, kõik. See on ju suurepärane saavutus. Ütleb sell. Tegelikult ei tulnud ta õnge ka ostma. Ta tuli nimelt naisele Alwaysi ostma. Aga mina ütlesin, et mis sa need 3 päeva kodus ikka nii üksi konutad, mine parem kalale.